Kell 8 esineb vaatajatele pidupäevakõnega Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld. Pärast seda läheb eetrisse juba tuttav uudiste magasin VKG uudised. Armsad õpetajad, möödunud õpetajate päev andis võimaluse jälle taas tunnustada mitmeid meie kooliõpetajaid ja kindlasti tahaksin ma siinkohal ära tuua selle loetelu, kes sellel aastal meie väärikatest õpetajatest auhinna said. Et linna aastaõpetaja auhinna pälvis algklassiõpetaja Aigi Laine ja linna aastateõpetaja auhinna õpetaja Maila Vilu. Nende õpetajate kohta ja paljude teiste kohta saame öelda, et nad ei ole lihtsalt inglise keele õpetajad, algklassi õpetajad, matemaatikaõpetajad, ajalooõpetajad või eesti keele õpetajad, vaid nad on õpetajad laiemas tähenduses. Ja see õpetajaks olemine peaks olema iga ühe meist eesmärk. Kui lapsed lõpetavad kooli ja on aastadki möödunud, siis kindlasti ei mäleta nad seda, kuidas Pythagorase teoreemi tõestati. Nad mäletavad õpetajast tema hingesoojust, tema armastust laste vastu, tema väärtushinnanguid. Ja seetõttu ma soovingi meile kõigile, et meil oleks hästi palju tolerantsust. Et me püüaksime igas lapses näha head ja püüaksime leida üles tema anded ja leiaksime võimaluse neid andeid ka arendada. Et me seda kõike teha saaksime. Ma loodan, et me pälvime ära selle usalduse nii riigi poolt kui ka lastevanemate poolt. Ilusat tööaastat kõigile. Hea televaataja, mõne hetke pärast stardib VKG uudiste magasin. Pärast uudiseid on meil kõigil võimalik kaasa elada seiklussarjale, kus ansambel Prospekt kõnnib ümber Tamula järve. Jääge meiega! Tere päevast, mina olen Mart Parind. Tere, mina olen Anett Männisto. Ja nüüd on eetris Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi uudiste saade. Ja me alustame saate ülevaatega. Täna vaatame, mida ütlevad meile Alo ja Madis Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi sügistalvise rõiva kollektsiooni osas. Berta räägib meile tähtede seisust ning ilmast. Teisipäeval toimus põnev jalgpallilahing VKG õpilasesinduse ning õpetajate vahel. Mänguilu näitasid mõlemad pooled, kuid realiseerida suutsid siiski rohkem õpetajad. Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi noormeeste ansambel Prospekt suundus pärast edukat suvetuuri ümber Tamula reisile. Rubriigis Lapsesuu ei valeta saame teada, milline on laste arvates hea õpetaja.
Teisipäeval toimus Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi spordiväljakul õpilasesinduse ja õpetajate vaheline jalgpallimatš. Mäng oli väga põnev ja järgnevalt näete väikseid katkendeid mängust. Rahvusvahelisel õpetajate päeval 5. oktoobril kohtusid Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi staadionil jalgpallis sõpruskohtumises VKG õpilasesinduse ning Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetajate meeskonnad. Tulise pallilahingu suutsid võita õpetajad tulemusega 4-1. Hiilgava debüütmängu õpetajate koosseisus tegi Asko Saarepuu, kes suutis õpilaste väravasse toimetada koguni 3 palli. Märt Kuus lisas õpetajate kontosse 1 värava. Õpilaste auvärava, mis oli ka juhtväravaks esimese poole alguses, suutis enda arvele kirjutada Mart Parind, kes sooritas ülimalt kauni kauglöögi Märt Kuusi vallatavasse väravasse. Ja minu kõrval on üks mängus osaleja Berti Aabel. Kõigepealt tahaksin küsida, et mäng lõppes teie poole kaotusega 1-4, et kuidas jääte siis mänguga rahule? Ilmselt ei jää. Tõesti ei saa mänguga rahule jääda. Nagu näed, ma olen üline must, kodus vett ei ole, ma ei tea, kus ma pesta saan. Tuleb koolimaa poole pöörda. Ei lasta, kaotuse puhul ei lasta siin ka pesta enam. Selge. Aga kas, kui nüüd siuke nukker Maik Suus on, kas järgmine aasta proovite uuesti mängima tulla siia? Jah. Kui Käpa järgmine aasta mängib, siis mina ei mängi. Selge, aituma teile. Ja nüüd? Moelnik! Yeah! Tere päevast, mina olen Alo ja minu kõrval on Madis. Ja meie nüüd tutvustame teile oma uut 8. oktoobril välja tulevat moekollektsiooni õpetajate päeva puhuks. Ja teie ees on esimene kollektsioon. See meie vaimusilmas on ette nähtud direktrissile, kui selline isik leidub majas. Nagu me näeme, me mõtlesime direktrissile jalga sellised toredad väiksed püksikesed. Mida veel, Madis? Ja muidugi selline hurmav roosa jakk. Ja me leiame, et sellise roosa jakiga ei tohiks kindlasti panna sinna jaki alla mingit lillat või midagi, olgu siis rohkem siis kas kollane või must. Ja nii on. Need on need sügisvärvid, mis ei lähe täpselt mitte roosaga kokku. Ja lähme edasi. Ja see seelikuga jakikene on seal mõeldud siis matemaatikaõpetajatele. Nagu näha, karm joon, ei midagi üleliigset. See lihtsalt paljastab sellist autoriteeti ja lausa autoritaarsust või ilma öelda võib-olla. Täpselt. Ja kui me nüüd liigume oma kollektsiooniga edasi, siis me näeme sellist valget õhulist lendevat kleidikest. Ja Madis täpselt teab, kellele tema selle mõtles. Ehk mõnele humanitaaraineõpetajale. Ja täpselt. Mul kohe silmete kangastub, kuidas mõni kena kirjandusõpetaja tuleb sellega tundi ja loeb lastele tõde ja õigust ette. Ja täpselt. Ja nüüd, kui minna natukene edasi, siis me näeme seal niisugust ugri-mugri mustriga väikest nappi kleidikest, mis on siis kohe täitsa minu isiklik lemmik, sellepärast et selliseid kandsid õpetakesed ka paarkümmend aastat tagasi ja mina arvasin, et nüüd on see eriti hea sellisele naissoost kehalise õpetajale. See võimaldab head liikuvust ja see võimaldab siis ka õpetajannal teha igasuguseid pallimänge lastega kaasa, nagu ka korvpall ja nii edasi. Ja nüüd meie kollektsiooni viimane osa, Madis, palun. Ma arvan, et see ilus must kleit sobiks ehk sekretärile. Nii on. See on selline, ta ei ole mitte eriti paljastav, aga samas ta rõhutab ka väga figuuri. Ja see on täpselt, mida me ootame ju sekretärit, et olla ilus ja täpne. Nii on. Absoluutselt. Ma olen nõus sinuga, Madis. Meie kollektsioon tänavu on fantastiline. Nii. Ja see ongi nüüd meie poolt kõik, Madis, või mis? Nii on. See oli meie selle sügisene uus kollektsioon ja proovige kõik meie uusi riideid. Ja au revoir. Nägemist! Pärast üliedukat suvetuuri otsustas Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi noormeeste ansambel Prospekt minna pretsedenditule ümber Tammula järve reisile. Ja nüüd vaatame sõnas ja pildis, kuidas neil läks.
seisud. Sõna Bertale. Tere, kallis koolipere! Mina räägin teile tänasest tähtede seisust. Merkuur ja Marss liiguvad tohutul kiirusel maa poole. See tähendab vaid seda, et täna peame olema eriti realistlikud, sest ei jää teada, kauaks meile seda päeva veel jätkub. Meie kallil direktoril on täna väga soodne päev lahendada keemia ja matemaatika ülesanded, sest just tema on sündinud kaalde tähtkujal. Ja nüüd humanitaarainete juurde. Merkuur on taas mängus. Seekord tegi ta Veenusele silma. Ja just sellepärast oleme me kõik täna veidike uljad, sest õhus on ju armastust. Tänased väga head kirjandikirjutajad on kaksikute tähtkujal sündinud õpilased, nii et edu teile. Nüüd liigume vaikselt ilma juurde. Täna öösel oli temperatuur -3 kuni 8 kraadi. Päeva poole ilm soojeneb. Tuul puhub Kagu-keskusest kooli juurde 2 kuni 8 meetrit sekundis. Hea uudis teile aga on see, et meie kooli on taas hakatud kütma ja see tähendab vaid seda, et järjest kuumemaks läheb. Olge moodsad ja ilustakat päeva teile! Tšau! Ja nüüd siirdume edasi rubriiki Lapse suu ei valeta. Et õpetaja oleks kogu aeg terve. Et õpetaja õpetaks hästi lapsi. Et meie käiduksime ilusti nendele õpetajatele. Et õpetaja oleks tark ja tubli. Et õpetajale head õpetajate päeva soovida, et neil läheks ikka paremini. Et õpetajad oleks tublid ja oleksid ilusti terved. Et õpetajatel oleks alati hea tuju. Et õpetajale õnne ja päikest. Et õpetaja oleks hea. Et õpetajal oleks kogu aeg väga hea. Et õpetajal oleks hea tuju. Et lapsed kuulaksid õpetaja sõna. Et õpetaja oleks hea. Et õpetaja oleks terve ja hea meelega. Et õpetaja ei peaks meiega kurjalt rääkima. Sest et õpetaja oleks õpetaja tubli. Hea õpetaja on see, kes on kogu aeg abivalmis, aitab lapsi mõningates asjadest, kui on raskused ja on alati sõbralik, ei pahanda mitte kellegiga, ainult vahepeal, kui laps halvasti käitub. Kui õpetaja on aus ja ei valeta lastele ja ei karju, ei tee karistusi, ei suuri karistusi. Õpetaja on hea, kui ta mängib, ei pane tüdrukutel paremaid hindeid. Õige. Ja tüdrukud poisid peaksid võrdsed olema. Õpetaja ei tohiks karjuda, ta ei tohiks ebavõrdselt hindeid jagada ja ta peaks õpetama, mitte niisama rääkima juttu. Hea õpetaja on see, kes ei ole piisavalt lahke ja on piisavalt range ja kes suudab õpilasi kontrollida nii, et nad väga karjuma ei hakkaks. Samuti peab tal olema naljasoon, et ei oleks niimoodi, et kui laps tõesti mõtleb mingit asja naljaga, et siis oleks tal kohe direktori juurde asja. Hea õpetaja oleks ikkagi selline, et karmi olekuga, aga ta ei peaks väga palju pahandama, aga samas ta ei hinda väga karmilt ja ta võiks olla siuke sõbralik ja ta võiks võtta lapsi nagu, et oleks ta enda lapsed. Hea õpetaja on see, kes on tunnis nii range, et suudab klassi vaikselt hoida. Hea õpetaja on see, kes kaks ei pane ja kogu aeg kontrolltöösid ei tee. Ning selline oli meie uudistesaade ja loodame teid näha järgmisel aastal uuesti. Mina olen Anett Menniste.
ja mina olen Mart Pari, nägemist. Nägemist. Nüüd kutsume teid rännakule ümber Tammula järve, mille on ette võtnud kuulus ansambel Prospekt.